6. käik. Ja tervist, head rallisõbrad! Käes on 29. juuni, kell on saanud Eestis napilt 8. Eetris on taas saada 6. käik, et rääkida Poola ralli laupäevast. Nagu häälest aru saate, siis minu nimi ei ole Gunnar Leeste, vaid mina olen Kaspar Ruus. Lõuna-Eestis kuskil on peidus vist Roland Poom. Juba tagasi, ahoi, tervist minu poolt ka. Kiire sõit ja ärge seda väga palju arvastage. Mida mina teen tihtipeale, et mul on hästi palju sõitmist, siis mul kõik atribuutika mängib rallit. Hästi läheb siis, kui mul on ka keegi veel autos, et ma saan kellegi teise rooli panna. Kui ei lähe hästi, siis ma pean leppima audio variandiga ainult kahjuks. Nii et täna oli see audio variant, et rallit ma ütleme siis kuulasin läbi All Live'i terve päeva. No ma usun, et saate ekspertiis tuleb ikkagi ära selle pealt. Absoluutselt. Aga meil on ka toru otsas on Eigo Kaljurand Poolast, ma oletan, et Mikolaiki linnakandist kuskilt. No tervist ja kus mujalt, et seekord Mikolaikist otse hotell Kotepjevski ees pargipingil seekord, et tõepoolest, et kui eile sai siin päeva teises pooles katsel käidud, täna on need viimased katsed mingi audel, et mingi üle teine-kolmas katse on siit rallikeskusest mingi 120 kilomeetri kaudusel, et siin see ülesõidud on nii suured, siis otsustasime, et käime hommikul seal kõige lähedasemal katsel ära ja siis ülejäänud päeva võtame siin rallikeskuses vastu, et seda sõitmist on juba olnud nii palju, et aitab küll. Räägi, kuidas päev kulgenud on. Ma esimese kõne sain kuskil 9:30 paiku, et kui oli küsimus, et kas jälle on katse peatatud. Räägi, kus olid siis, mis teil toimus? No me läksime, mis siin kõige lähend katse see esimene on, ma nüüd loomulikult nime ei mäleta, aga jaa, et saatsime, et mis on siin see esimene katse, 60 kilomeetrit, läheme sinna ja võtame selle esimese fotopositsiooni. See tundus veits on nigel, fotograafiat mõtlesime, ründisime sinna kuudi madalale patsu metsa sisse, et saab selle silla peal pildi ilusa ägeda. Kuna olin ka taasas, mõtlesin, et vaatan, et siis on midagi põnevat. Algus ei olnud, autod tulid 3 tükki ja siis oli vaikus. Siis vaatasime, okei. No loomulikult internet ei ole, et siin on põhimõtteliselt on tatsarenti, et kas oled levist väljas või siis on üle 10 inimese koos, siis on internetiga häda, et igal juhul on internetiga häda, et ära hargimatu. Aga jah, siis helistasime sulle, et mis värk on. Ja siis ütlesid, et jah, et kõik seisavad ja siis hakkas meie ümber, nad olid kuskil 100 meetrit eemal, oligi see koht, hakati neid inimesi ümber ajama, et me alguses vaatasime et mingi helikopterid lasevad metsa kohal, mõtlesime, et kõik kahtlane. Saatsime politseinikud jooksevad sinnapoole, vaatasime, et seal vist on midagi. Ja siis kui karjumist hakkas tulema, siis mõtlesime, panime ka läbi metsa sinnapoole, et vaatame üle, mis seal naljatat on. Nägime siis ikkagi sellise laiali ajamise ära, kuidas politseinikud tulid sealt kahekesi ajasid minema ja siis kuidas nad nihverdasid ja ajasid uuesti ära, kuni sai asja paiki, et selles mõttes, selle ühe ralli pea asja. Õnneks see päeva teine pool, nüüd on üldse unustatud juba, jumal tänatud saab rallit vaadata. On see ralli esimese poole see tüütu asi, et nägi ära kuidas need asjad välja näevad. Et selles mõttes sai ralli jälle sellises pahanduse keskel olla, et selles mõttes oli okei. No, kes ei ole veel lugenud, siis Delfis saab ka sinu reportaaži lugeda. Et, ja ma tahtsin ise küsida, et kui see juhtus hommikul esimese asjana kätega peas kinni, et kas see ralli üldse lõpuni tuleb, aga kas nüüd on siis politsei on suutnud ka seal kõige karmimatele poolakatele kuidagi mõistuse pähe rääkida? No ma loodan, et ma ütlen ausalt, kui ma pole teises päeva poolest käinud, et need korraldajad ütlesid ka, et panevad sinna, eks ole, selle Tiia teleraadiga koos, ma ei saanud aru, kas panevad koos politseiauto sõitma või mis seal toimub. Et nagu ma kirjutasin, et rääkisin seal selle turvamehele, et leidsime esimese turvamehele, üleüldse mingi 2 päeva jooksul esimene turvamees, kes oskas inglise keelt, sai natuke suhelda, et muidu on see alati english ja siis vennad ehmuvad ära ja panevad jooksu. Aga seekord leidsime, et seda natuke muljetas seal, et ütles et üldse ei kuulata, et siin võid ju teha, et aga üldse ei kuulata. Vaat kui politsei tuleb, siis on natukene võetakse mõistus pähe. No ma ütlen, see meediapartlas, see oli ideaalne näide, et need 2 tüdrukud, kes sinna pandud olid, võisid ju näidata, et siit ei tohi läbi sõita ja see on meediapartlar ja kõigil oli nii savi neist, vahet pole, et mingi vestid on seljas. Pargime auto ära, lähme minema, las olla. Et ma ütlen, et siin tundub küll, et seda Poolat, et ainult talitseb see, kui on poliitsia selja peale kirjutatud ja ei miski muu, et saan sellest hädast täitsa aru, korraldajad, sa ei saa
tervet mets, et sa ei saa iga 10 meetri taha seda turvamist panna, et aga no ma loodan, et nad saavad, et kurat, sa ühel hetkel tahad ise taha neid masinaid, sa ei taha näha, et need veerevad sust mööda või ei tule üldse, et no ühel hetkel ma arvan, et nad võib-olla on aru saanud, et kõik see asi, et see ralli toimiks natukenegi, et lihtsalt tuleb see mõistus pähe võtta ja mul on väga hea meel, et kõik need teemad jäid sinna eilsesse ja täna hommikusse ja nüüd oleme saanud natukenegi sellist normaalset elu, ütleme siis nii. Räägime sõitjatest ka, superralli süsteemis jätkanud Ott Tänak oli siis täna teepuhastaja rollis. Said taga lõunapausi ajal ka intervjuu teha ja üsna varsti pärast intervjuud tuli teada, et ta õhtul enam võistlemist jätka, küll aga on homme stardis, et punkte jahtida. Ega seal intervjuu ajal sul vist ei olnud veel aimugi, et siuke uudis võib tulla? Ega vist ei olnud teistel ka, kuulasin ka seda, mida välismaalased tegid. No eks ma lugesin, või kuulasin ja lugesin, et okei, mingi mootorprobleemi. Ma ütlesin, et see on väike asi, et no nad ei teadnud. See tuli jah, mulle tunne kõigil üllatasin, et see pooleli jääb, et ta seda ei kommunikeerinud jah kellelegi seal otseselt, et raske öelda, mis seal taga oli. No ma ise mõtlesin üldse, kas ma hakkan üldse Otiga rääkima, mis ma siin keset päeva räägin, et äkki võtan õhtul kokku. Siis mõtlesin, tänu nii on natuke selline, 2 päeva aia taha läinud, et okei, ma mingi paar lausat võtan ja et õhtul äkki saab pikemalt, täpsemalt küsida, et jumal tänatud midagigi küsitud sai, et muidu oleks selline täitsa pistudega jäänud, et aga mingil määral ma saan mitmes mõttes aru, et oletame, kui see auto mootori probleemid on reaalne asi, siis saab natuke timmida, saab natuke hoida, oletame, ja ma ütlen, et kõik need ülesõidud asjad, et on sul siin mõtet 300 kilomeetrit sõita, et mitte midagi näppude vahele saada, et ma ütlesin, et see katse lõppes ära, nüüd nad hakkavad sealt töristama kuskilt 120 kilomeetri kauduselt siia pressikeskuse suunas ja see on ju servicepargi suunas ja see 120 kilomeetrit ei ole mitte Eesti 120 kilomeetrit, vaid see on see Poola kitsaste teede 120 kilomeetrit, kus tõenäoliselt ongi arvestatud umbes 2 tunniga, et äkki tuleb ära, et pluss, et see kiirus oli nagu oli, näidid masin ära, eks kõik kaardid on selle, selles mõttes, et reedid lubavad niimoodi pooleli jätta, siis miks mitte, et mina saan igaks mõistes aru, et miks see otsus võib olla tehtud. Kui palju sa seal välismeediaga suhelnud oled, mis seal võib-olla tänased need päevateemad on? Ma usun, üks asi on see, Tänaku ja Hyundai otsus, on seal mingeid põnevamaid teemasid veel, mis rohkem kirgi kütavad? Kirgi kütavad, selles mõttes, et see SESK on selline äge asi, et see on ikkagi see, et ootamatu värske veri, ütleme niimoodi, et see SESK on natuke hullutab inimesi, et see on selline asi, ma pean mööma, et ma nüüd nii sotsiaalne ei ole nagu sina, et ma nii palju siin presskeskuses ei ole olnud, et ma tean, sa ju laterdad kõigiga valimatult, et ma liialt palju ei ole muidugi siin juttu jääda, ma ütlen, et kui on olnud, siis et see Tänaku case on olnud teemat sõita, siis see SESK ja siis loomulikult, et see esikohaitlus ka, mis on by default on põnev, et sellised mingi metsitud põrutavaid teemasid ju muid väga hetkel ei ole. Sa rääksid teiste eestlastega ka, ütleme päeva staar, siis meie jaoks on Robert Ilves, kes heitleb poodiumi nimel ja heitleb teise koha nimel, ja nüüd tänase viimase katsega langes napilt Solbergi taha, aga on täiesti poodiumi mängus sees, et mis muljeid sa teistelt kuulsid? Ei Ilvesest, oleme ausad, nii hea meel, et ta tuli ja tegi, et selles mõttes, et peale seda Sardiiniat oli ju väike küsimärk, et kas ja kui sõbrad ka selle autoda saab ja vaatad seda stardi nimekirja, mis siin oli, eks ole, Solbergi, Greensmithid, Suninenid kõik, eks ole, siis mõtled, et isegi kui läheb hästi, et kaudele ta kõrgele tõike saab tulla, ta selline aus poodiumi heitlus, et see ausalt ongi, et see ole Solbergiga ühes tempos. Selles mõttes, võrrel võiks olla, ma rääkisin talle eile lõunal ja täna lõunal ja üritan siin täna õhtul ka. Aga selle 24 tunniga oli näha, et eile ta oli veel mures, eks ole, olin siin sirged natuke või kurve sirgeks lastud, siis täna oli juba selline natuke positiivsem ja vaatasin seda viimast intervjuud, mis siin ralli finišis oli praegu, et siis ta oli juba näha isegi naeratust, et mul on tunne, et tal rutib ka aina paremaks, et nüüd on ainus asi, ma ütleks, et pole vahet, see teine või kolmas koht, et kui poodiumil finišisse tulla,
no fucking super, olgem ausad, et no siin ei ole mitte midagi öelda, et no ainult see tõrvatilk on, et ma ei tea, palju ta see esikohast on jäänud sinna alla 1 sekundi, 5-6 korda, et nagu no oleks võinud 1 saada, no võib, jätame midagi homseks ka. Jaa, absoluutselt. Mis sult veel õhtuks tulemas on ja pärast seda ma küsin sult veel viimase küsimuse, enne kui lasen tööd edasi teha. Mis sul küsimus oli? Eelviimane küsimus on, et mida õhtul sinult veel oodata on? No ma lähen vaatan, eks ma ootan need eestlased ära, ma vaatan kellega ma räägin, palju ma räägin, et eks Linnamäe Eets, eks on ka huvitav paar, et Linnamäe ei ole ju päris seda hoogu üles saanud, päris seda hoogu, eks ole, mis ta oleks soovinud. Ja Eetsil on, ma ütlen, see Eetsi sinna ralliparki või sinna meedia ette tulek oli keegi pullim, et temal oli, on näha, et tal on konkreetne see õppimise ralli, teised sõitjad tulid välja, seal muljetasid, rääkisin meediamist, ta tõmbas kohe sinna reetri inseneri juurde ja öeldi kohe, et no nii, tule Tardil Urjale, et tooma oma noodid siia, hakati mingit asju läbi vaatama seal hästi kiiresti, palju seal on 10-15 minutit, et olid ja siis seal mingi muud mured, et seal oli selline hoopis töö, et hiljem kuskil aia tagant oli sealt ajapunktist läbi käinud, siis lõpuks sealt aia tagant sai tulla, et temal oli täpselt see, et 15 minutit, et iga sekund on arvel, iga sekund on õppimiseks, et tema oli hoopis teistmoodi, et ja siis Linnamäel samamoodi, et tegelikult kohe hüppasid reetri vennad juurde mingid arutlused, asjad, et neil on hoopis midagi teistmoodi vibe on kogu sellel rallisõidul juures. Aga eks näis, kas teen videos, mis ma räägin, kas ma räägin, et see, et mul siit mingid päevad ukkuvõtet ma teen ikka ja et mingid asju ma teen ikka, et eda ma lõpuni ei ole veel läbi mõelnud, et mida kõike ma siin pakun, et tegelikult mingi videolugu oleks vaja veel teha lõpuni ja tegemist jadub, ütleme nii, et 5.45 üles ja ma arvan, et edasi enne ühte madama ei saa, et need päevad lähevad sellise rallisõitjate tempos sel korral. Ja lõpuküsimus tänaseks, kas kohalik mökubaar on üles leitud? Tead, ma ütlen ausalt, ma tean, see šokeerib sind, aga ma ei ole siin kordagi ei ole baaris ühtegi õlut teinud, et on kuidagi need päevad pikale läinud. Meil on see ööbimine ka natukene nii kaugel äärelinnaski saab, et ta on selline, et põhimõtteliselt meil ei ole mitte hotellituba, vaid on selline apartment, kus on selline mõnus vaade suurele sellisele aasale või põllule, kus on selline vaikusrahu, saab terrassi peale lugu kirjutada, et seal on nii hea olla, et ausalt öeldes ei kipudi siia lärmi sisse kuhugi mökubaari minema, et seal täitsa mõnus on seal terrassi peal viimast lugu viimistleda, olla rahus, et selline teistmoodi vaid, et aga muidu, täna tegin ka tiiru linna peal, et väga pull linn, et ma seda fikseerin ära, et mitmekilomeetrine promenaad, 50-60 purjetat paati on kõik järve peal, et selline keset metsi on selline, ma ei tea, Haapsalu, et täitsa müstika. Aga jaa, ma arvan, et seekord jääb kohalik mökubaar mul leidmata. Nii kahju, ma tean, see murdis su südame, Rasparus, ma tean, aga ma arvan, et elame üle. No elame üle, jah, aga tänud sulle aja eest ja jõudu ja jaksu sulle veel seal täna õhtuks. Tsiteerides Jaan Martinson, et mõistust läheb vaja, mitte jaksu selles ots. Aga okei, kuule jaa, eks ma lähen tripin siis tuppa nüüd tagasi. Jaa, hüva, jõudu. No tšau. Nii, Roland, oled sa veel liini peal? Olen olemas. Kuulsid sa Eigot ka? Ma tean, et sa alati vist ei kuule neid telefonikõnesid, kui sa eemal oled, aga kas seekord ei kuulda? Telefonikõnedega on selline asi, et me teeme läbi Teamsi ja siis kui sina vahele räägid, siis see Eigo heli hakkab nagu vaikselt kerib ja ühel hetkel jõuab nagu sellisesse tasemusse, kuhu ma kuulen. Ja siis kui sa vahepeale midagi ütled, siis ta hakkab jälle vaikselt kerima. Nii et ütleme niimoodi, et poolt juttu kuulsin. No selge, no õnneks sa vist homme oled stuudios, siis on meil kõigil lihtsam. Jaa, absoluutselt. Aga räägime rallist. Ma küsin ka sult, kas ja kui üllatav oli sinu jaoks lõunapausi teade Hyundai poolt? Jah, pigem küll. Et ma ei oskagi öelda, ma ei tea, mis sinu ja Eigo seisukoht oli, seda ma nüüd vist, see läks mul kõrvust. Aga ei, pigem ikkagi, ma arvan, võis olla üllatav, et selles mõttes kuidagi nagu oodata ei oleks olnud, jah.
no Eigo, ütleme, oli üllatav, aga selles mõttes mõistis ja noh, seal selles mõttes on ju loogika taga nii palju, et ega täna temal ei olnud ühtegi punkti püüda enam. Ja noh, saab ka vist ju homseks selles mõttes ju ka rehve säästa või kuidas? No täpselt, selles mõttes ma just mõtlen, et nagu oli üllatav seetõttu, et see ikkagi nagu terve päev ikkagi, pool päeva sõiditi ära või mitu katset täpsemalt täna ära jõudis sõita? 4. No, oligi esimene pool, on ju? Esimene pool katsed, esimene päeva pool, mis tegelikult oligi selles mõttes oluline, et saada nii-öelda tiiri tehtud esimesel ringil, ehk siis järgmiseks aastaks kas või, kui Poola peaks toimuma nii-öelda legend kontrollitud, kilomeetrid kätte. Et selles mõttes tõesti, kui seal on päriselt mingisugune mootori error, siis loomulikult seda teist ringi pole pointi enam riski võtta. Ja ka tegelikult ka, jah, olgem ausad, pole võib-olla pointi sõita ka, et kui võib-olla Oti poolt ka informatsioon oli selline, et auto on okei ja ega meil nagu testida midagi ei ole. Et selles mõttes ma arvan, et see otsus oli mõistlik, et pigem nagu las Ott ka läheb, saab rohkem puhata kui teised, saab kas või selle eelise teiste eest siis. Mida temalt homme ootad, ütleme, kui palju punkte ennustada, selles mõttes, et täna tegelikult ju surusid ju sisuliselt kõik ja ta oli seal 3 põhikatsel, seda publikukatset ei ole väga mõtet võrrelda, aga 3 sellel pikemal katsel oli, mis ta oli järjest 5., 4. ja 5. esimesena startides, et ega see, Poolas on näha, see teepuhastamise roll on päris suur. Jah, ma ei oska öelda täpselt praegu, millise pinnasega need homsed katsed on, et videot vaadates ei ole võimalik nagu väga hästi seda pinnast hinnata, et ma vaatasin küll enam-vähem nagu seal midagi läbi. Aga ega ma arvan, et see sama, mis sa ütlesid, see 4., 5., nagu ta täna esimese poole sõitis, et eks ta sinna, ütleme, heal juhul võikski olla see 4. positsioon. Et ma arvan, et see top 3 on praegu seal ikkagi ju tegelikult nii väikse vahe sees, vähemalt see top 2 ehk 2 meest ikkagi kindlasti pingutavad, aga selles mõttes ka Evans ja Mikkelseni vahe on ikkagi 6,7 sekundit, mis tähendab, et see top 3 ikkagi nagu neil on nagu millest võidelda rohkem kui Otil. Nii et tegelikult ütleks Oti puhul pühapäeva punktid ideaalne oleks siis 4. koha punktid. Aga räägime teised eestlased ka ära ja siis lähme WRC juurde tagasi. Eigoga sai ka juba räägitud, Robert Virves, tegemas ikkagi WRC 2 mõttes ikkagi oma karjääri senist parimat rallit. Poodiumil ta ei ole WRC 2-s olnud, äkki oli parim rall Estonial 6. koht ükskord. Jaa, absoluutselt. Ja tegelikult väga targalt valitud ralli kindlasti esiteks, et seal sõita. Väga tark otsus oli teha Poolale veel ette midagi, tal oli Sardiinia, et päris oma hooaega Poolas ei alusta. Selles mõttes see kõik nagu oli väga tundub hetkel, et väga õige otsus, sest tõesti see sõit on see võib-olla, mida oleks Linnamäelt oodanud, kes on nagu kilomeetrid see hooaeg juba kõvasti alla kitnud. Teine asi, et kui ma arvan, et enne Sardiiniat rääkisime, mis see Virvese hooaja plaan üldse võiks olla, siis mainisime ka selle ära, et tegelikult nagu hooaeg võiks olla ühtlaselt nagu stabiilne, kõik kilomeetrid ära tuua, aga seal vahel võiks olla ka 1-2 rallit, kus ta päriselt nagu sõidab katsevõitude peale ja kui lõpetab bussis, siis lõpetab, aga ta vähemalt näitab ära selle potentsiaali endast. Tegelikult mida nagu Linnamäe on saanud lubada endale siin õppimise käigus, et ta ongi näidanud megatempot, aga see kogemus pole järgi tulnud ja ta katkestabki, tal tulevad mingid vead ette. Tänaseks on ta kasvanud juba nende pealt palju, ta suudab sõita rallit kogu ralli ära tempoga, Rootsis nägime, et aga Virvese puhul täna tegelikult, kui ta selle tempoga ta homse päevaga lõpuni on ikkagi nagu mega suur asi. Sest tõesti, tal ju viimane ralli oli enne Sardiiniat, oli, ma ei teagi, üle poole aasta pausi vist oli. Jaa, ta käis ju Otepää talverallil ja Saaremaa rallil oli ju ise kaardilugeja vormis, et sõitjana oli nagu ikkagi pikk paus. Täpselt nii, et selles mõttes pole midagi öelda, et see minu jaoks on tegelikult täielik üllatus olnud. Mis mulle selle juures meeldib, siin on
Sami Pajarid, Oliver Solbergid, Pierre-Louis Lubed, Bulgaaria rahvuskangelane, Gus Greensmithid, Teemu Suninenid, Prokopid, Kajetanovitsid, siin on osad vennad, kes on ju ka WRC-s sõitnud ja noh, ongi nagu ülitihe on see WRC2 konkurentsi seal. Ta on olnud stabiilsed, siin on ta ju üsna mitmel katsel olnud teine, jäänud napilt katsevõiduta, suuremaid probleeme vältinud, et sellises konkurentsis ka veel see poodiumi heitlus on, et noh, vaata mõni käib ju ala Kajetanovitsil meeldib ju, oli vist tema, kellel meeldib vaata Keeniast vahel neid häid punkte noppida. Yeah. Just, et tegelikult ongi see, kui sa vaatad WRC2, siis see top 10, tegelikult isegi nagu juba rohkem kui top 10. No top 15 ma ütleks isegi. Jah, ütleme 15 võiks isegi öelda kohati, et no siin vaataks võib-olla selline 12 praegu, startlist on kindlasti vähe tihedam. Jah, Kajetanovitš on väljas, ütleme, noh, täna rajal on veel ikkagi, ma ütleks, 12 sellist meest, kes tegelikult suudaks kõik sõita mõnda rallit kalendris võidu peale. Mis tähendab, et see on ikkagi nagu äärmiselt tihe konkurents. Ja selles satsis tulla praegu poodiumi kohal Solbergiga 3,1 vahet, liidriga 29,4, mis on ka tegelikult ikkagi üliväike vahe, sest me teame, kui palju Pajari saab sõita. Pajaril on ka ju ralli 1 test juba tehtud. Pajari sõidab Toyotaga, mis mina arvan, et ikkagi on ka veidi selline moodsam ralliauto juba kui see viimase väljalaske Škoda Fabia. Ühesõnaga, kõik see kokku pannes on ta ikkagi nagu ülikõvad sõitu teinud ja vaatame, mis ta homme teeb, et täna küll andis Solbergile oma koha ära, aga ma arvan, et see oli ka juba võib-olla selline natuke tark otsus, et ta teadis, et Solberg kindlasti oma kogemuse pealt suudab ta ära võtta, et siin ei ole mõtet nagu liiga palju lolli mängima minna. Ja Georg Linnamäe on 7. ja Gregor Eets on 14. Et mis mulje nemad, noh, Linnamäest oli juba natuke rohkem juttu, aga mis mulje nemad on Poolast jätnud? Linnamäe on ju selles mõttes, ei saa öelda, et 7. koht kuidagi halb oleks, kui sul on mingi 30 starti. Aga ma arvan, et kui vaadata lihtsalt Pajarile kaotus, siis see minut 19 on palju. Ma arvan, et kõik nõustuvad, et Linnamäe puhul on juba ikkagi tekkinud selline väike mingisugune standard, on ju, et mis see kiirus tal olla võiks, et seda ja just Poola rallit vaadates, et selles mõttes see kiirus ei ole võib-olla päris see, mis arvaks, et ta võiks olla. Samas jälle vaatad Kreasin ka, on ju, tavaliselt seal eesotsas, no nüüd ka minutiga maas. Et noh, suurt see kaotus veidi on. Ja nagu ma enne ka ütlesin, et pigem oleks arvanud, et see Virvese ja Linnamäe kohad on vahetuses. Jeitsi koha pealt, nii nagu ralli alguses rääkisime, et kui ta top 10 lähedusse tuleb, on päris kõva, et praegu ta seal 14 on, et vaatame, Prokop tundub kõige reaalsem lähedal veel olevat, et kellega võidu sõita 13. positsioon, aga noh, Jeitsil ei ole ka kilomeetrid siin see aasta ja ega eelmisedki aastad on sellised poolikud olnud, et ega seal liiga palju sellist, ma ei tea, päris igapäeva rallisõita kiirust ei näe. No eks ongi tal ju kogemust hankimine rohkem ja niimoodi, et... Just. Aga lähme tagasi kõige kõrgema klassi juurde. 3 meest, Kalle Roomper, Andreas Mikkelsen, Elfin Evans, see nii-öelda three-way lahing või 3. lahing omavahel, mis siin kestis, no ütleme päeva eelviimase katseni, siis hakkas vaikselt natuke kärisema, et see on ralli oma parimas mahlas, kui palju üllatas see sind, et see nii kaua, nii vähe, või tähendab nii kaua kestis nii tasavägiselt, et ala lõunapausiks on 3 venda 2 sekundi sees ja nii edasi? Kuigi palju ikka üllatas, aga võib-olla mitte väga, sest ma olen Poolas ise ikkagi palju aastaid vaatamas käinud, ma olen Poolat sõitud ja ma tean, et kui keeruline tegelikult nagu Poolas vahet sisse sõita on. Ja tegelikult, noh, ei taha kuidagi alahinnata Poola teed, aga Poola teed ei ole nagu liiga keerulised sõita. Seal on küll selliseid huvitavaid nüansse, mida ma eile ka rääkisin, selliseid, et tempomuutuse kohti silma järgi, mis päriselt ei ole tempomuutused ja võivad segadust tekitada. Mõned katsed on väga paljude pinnamuudatustega. Ühe katse peal võib vabalt, ma ei tea, 10 sellist pinnase muutust olla. Huvitavaid munakivideid, mis mulle väga meeldis sõita. Aga ta ei ole nagu väga raske ralli, mida sõita.
et eriti ma arvan meile võib-olla ongi, me näeme, et seal on soomlane ja Mikkelsen norrakas on ka sõitnud siinkandis palju ja ega Evans ka seal siin kiiretel teedel ikka kõvasti sõitnud. Pigem ütleks, et natuke üllatus, väga mitte, et ma arvasin, et ta kuskil seal ikkagi alla 10 kindlasti on ja võib-olla 5 pluss sekundit, aga jah, see 2 oli ikkagi, ütleme, see on ikkagi väga tihendine. Ja lõpuks mees, kes teisipäeval tahtis skuutriga sõita, ei ole maganud, vaatas kella 6 okit, jõudis veel alles pärast testikatset vist mõnda katset veel videopildist vaatama hakata, on ralli liider. Rovanpera on Rovanpera, ütleme puht paberi peal kõike seda nädalat kokkuvõttes päris tegelikult raju ikka. See on päris raju ja et tegelikult see näitab ikkagi ära, arvestame sisse seda, et on hea stardipositsioon, aga selle me võime siis ikkagi miinused tõmmata ikkagi selle peale täpselt, mis sa lugesid seal ette, et ettevalmistus on täiesti 0, nagu mitte minimaalne, vaid 0. Ja see legend ei ole esimesel ringil hea, teisel ringil saab legendi järgi normaalselt sõita, et kõike seda arvestades on see tegelikult ikkagi nagu täiesti uskumatu tulemus. Mikkelseni hoog ilmselt oli nagu ikkagi üllatavam kui Rovanpera kiirus, et ma ei tea, minul Rovanperasse ikkagi see usk oli, et see tundnud kuidagi jube sürr, et tüüp seal vahib hokit hommikuni ja siis tuleb istub ralliautosse järgi, et see kuidagi, see tundus nii sürr, et ju ta head tulemusega siit selle pealt ära teeb. Aga jah, võib-olla see Mikkelseni kiirus tundub isegi nagu üllatavam kui see, et Rovanpera nii hästi seal hakkama saab. No järgmine kolmik, Adrien Fourmaux, Martin Sesks ja Thierry Neuville, ütleme Fourmaux kohta nii palju, et teeb väga tublit rallit, natuke nüüd lõpus vahe kärises, aga isest tema püsis seal ikkagi nii palju poodiumi löögi ulatuses, et kui seal kellelgi midagi juhtub, nagu ka Evansil ju refiga juhtus, et vahepeal oli küll nii, et piisaks sellest, et oleks ise juba esikolmikus. Küll, aga ma võib-olla räägiks rohkem sellest, et Martin Sesks, Thierry Neuville lõpuks jäi vahe 0,1 sekundit lätlase kasuks, mis tähendas Neuvillile nii-öelda 2 punkti vähem ja homme ka ühte kehvemat stardipositsiooni. Jah, ütleme praegu ikkagi see, rääkides siis Neuville ja Sesksi vahest, eks selles mõttes Neuville jaoks ikkagi nagu ma arvan suhteliselt selles mõttes kehv lugu ikkagi tänase päevaga, et see 0,1, nagu sa ütlesid, see tähendab ju seda, et ikkagi vähem punkte 2 punkti vähem talle tuleb. Et täpselt, et see 2 punkti on ikkagi nagu eriti tänase punktisüsteemi ikka väga nagu vajalik. Kõik punktid üles korjata. Aga ei, ma ei oskagi Neuville kohta midagi öelda, et eks ta nagu hakkas kuskilt peale ja kuskilt tuleb, et tõenäoliselt ta 5. selle ralli suudab lõpetada. Ja see on maksimum, kui ees keegi midagi ei tee. Et selles mõttes ma arvan, et ega isegi suht okei tulemus, et loomulikult kui nüüd arvestades, et selle seisuga ka lõpeb, Evans saab lähemale, aga ma arvan, et see on nagu väiksem asi, mille pärast ta muretses. Ta pigem, ma arvan, muretses seda, et Ott tuleb nagu hooga lähedale järgmise 3 ralliga, et Poola, Läti ja Soome, et Evans küll on siin kiire, aga ma arvan, et ikkagi jälle see sama lugu, et Evans ei ole kuidagi nagu see aasta ikkagi sellises löögivalmiduses, nagu ta siin kunagi olnud on, et ma arvan, et Evansit liiga palju ta ei karda. Ja Fourmaux, ülitubli sõitja minu meelest, selles mõttes tegelikult ikkagi ta ei ole ka ju mingisugune ta ei ole ju kunagi ikkagi nagu näidanud või ta ei ole kiiretel rallidel kuidagi erakordselt hea kunagi olnud. Selline, ütleme, keskmine on ju. See konkreetne hooaeg, nüüd ta ju näitabki esimest korda, kuidas ta suudab ju eri katetel, eri pinnastel ikkagi olla ju täiesti nii-öelda poodiumi konkurentsis. Yeah. Et kui ta on siin näidanud hooaja alguses mitu poodiumit järjest võtnud ja tegelikult ka nüüd Poola, mis on täiesti teise karakteriga ralli, tuua siit kindlad 4. koha punktid ära, et tegelikult see on ikkagi minu ka vist eelmisel rallil rääkisime, et ta on nagu kindlasti mees, kes astub sellele top 3-le, hakkab jalgadele astuma siin
tuleval hooajal ja juba nagu tugevasti. Et seda on lahe näha, et meil tekib, et üks mees on lihtsalt juurde tekkinud, kellega peab arvestama. Sesksi puhul nii palju, et me oleme teda haipinud nüüd mitu päeva, ongi mega kõva. Ma lähen kindlasti Lätis teeme taga mingid õlled selle eest, mis ta siin korraldanud on, aga natuke realistlikumat pilti ka, et see on Poola ja see on Läti ja kui me ERC rallide järgi oleme näinud, et mis ta seal teha suudab, siis ütleme nii, et kui on 13 rallit, siis kindlasti ongi kalendris umbes 3 rallit, kus ta suudab seda teha. Et kui me nüüd räägime, et kas Sesks oleks valmis võtma täishooaega ralli 1-ga, siis tõenäoliselt mitte. Et kindlasti seal on ülejäänu kalender selline, kus nagu vajab ikka seda aega ja kilomeetrit. Et need lihtsalt on praegu sellised rallid, kus ta saab ilma selle ralli 1 kilomeetrita seda kiirust näidata. Üldse mitte alahinnates teda lihtsalt natuke selgitades, et keegi valesti arvaks, et ta kiirus ongi selline võrreldes teistega, kes on siin 10 aastat sarjas sõitnud. Ja ei, seda muidugi. Ralli 1 rivi lõpuks Gregor Munster, Takamoto Katsuta, mind ennast, kuigi Munsteril oli parem stardipositsioon päeva otsa, mind ikkagi üllatas, et Katsuta nagu nii aeglane oli, et Munster ju, ütleme, harva on katseid, kus ta näitab päris konkurentsi tihedat kiirust, aga nüüd viimasel katsel oli ju, mis ta oli 5. ja sisuliselt igal katsel ei Katsuta ikkagi selja taha, et üks on meil mitmekordne poodiumimees, teine on Munster, kes siis, ma ei teagi peast, mis ta parim koht on olnud, äkki on olnud 5-6 võib-olla ühe korra. Aga mind üllatas ennast, et Katsuta temast ikkagi niimoodi maha jäi. Kas see sind üllatas või tundus see loogiline? Katsuta kiirus on ikka igal juhul täielikult pettumus siin rallil olnud, eriti sellepärast, et ta ju tegelikult ikkagi Soomes üles kasvanud kiirete teede peale. Pinnas on täiesti erinev, aga sellegi poolest ta on ka Eestis palju sõitud. Ma arvan, et Eesti pinnas on selline Poola ja Soome selline hea kombo kuskil vahepeal, et natuke on Eestis kõvemat pinnast, natuke on sarnast Poolaga, siis hästi liivast. Et see, et Katsuta esimese päeva lõpetas 8. Tänase päeva arvestuses Katsuta ka 8, 6,4 sekundit Munsterile. Et tegelikult see juba näitab neid 2 päeva järjest, et see tegelikult ikkagi kõige kehvem ralli 1 auto. Et mõtlemiskoht täpselt, et kindlasti on kalendris rallisi jälle samamoodi, nagu me võime tuua, ma arvan, Seskiga pole selles mõttes on keeruline mingit paralleeli tõmmata, aga kui tõmbame, et Sesk suudab täpselt siin kiiresti sõita, siis Katsuta ei suuda siin üldse sõita. Tuleb mõni muu ralli, kus Katsuta suudab sõita poodiumi peale ilmselt Jaapanis. Sesk tõenäoliselt seal ei suudaks poodiumi peale sõita ja oleks ise see 8. mees. Et minu jaoks on tegelikult lihtsalt mure see, et üks mees sõidab, võime tuua näite Munsteril on esimest hooaega, aga teisel on juba 5. hooaeg käsil. Ja, 5 täispikk. Suur probleem ja ma arvan, et tegelikult kui lähima 2 aasta jooksul keegi seal jaapanlane ära koolitatakse nii kõrgele, siis ka see switch ühel hetkel toimub. Sest tore oleks ju, ma ei tea, ta on tore sõita ja kõik see jutt on alati seal kaasas, aga nagu ma arvan, et kui nii palju aega on juba antud, siis, ja tal on ka lubatud ikkagi katkestamisi, keegi pole talle kunagi ette heitnud, kui ta vahepeal üks hooaeg minu meelest iga ralli kandis selle pilli maha. Et keegi pole seda ette heitnud talle, et kõige selle kõrval vaadates, siis see kiirust peaks olema. Ja, peaks ja võiks ja eks paista. Homne päev 4 katset, 63 kilomeetrit, ei ole maailma kõige lühem pühapäevane võistluspäev. Vaadates, kuidas senine hooaeg on uue süsteemiga olnud, siis ma usun, et homme tuleb päris kõva andmine, sest punkte vajavad ju sisuliselt kõik ja kõik peaksid ju ka homme olema stardis, ka Tänak. Homme saab igal juhul lahe päev olema, sest täpselt nagu sa mainisid, et me oleme see hooaeg näinud seda, et pühapäevad ei ole enam igavad ja pühapäevad on ikkagi täis raju andmine. Ja ma arvan, et eriti see Poola pühapäev saab selles mõttes lahe olema, et nagu me oleme näinud, siis sõidetaksegi siin sajandike, tuhandikega neid katseid on ju. Et see saab igal juhul olema äge vaadata ja väga, ma arvan, tasavägine saab see värk olema, sest
me näeme, et me teame, et kindlasti Mikkelsen on mees, kes tahab vähemalt proovida, ma arvan, et ta ikkagi võtab eesmärgi esimesel, teisel katsel proovida ja vaadata, kas ta suudab aega tagasi teha. Kui ta teiseks katseks ei suuda aega tagasi teha, siis on nii. Aga ta annab kindlasti võimaluse. Roompere ilmselt, ma ei kujuta ette, ma arvan, et ega ta ilmselt teeb oma asja ja sealt see aeg tuleb ka, ja Evans ilmselt proovib ka lihtsalt seal ka Mikkelseni kätte saada, aga see kolmik lihtsalt, ma arvan, et see hakkab olema ülimalt tihe. Ma tahaks vähemalt uskuda. Kuigi Evans ja pühapäevad on alati nõrgad. Aga jah, nagu me rääkisime, et Ott peab seal suruma, et Otti kindlasti näeme seal head sõitu tegemas, kiiret sõitu tegemas, nii palju kui sealt eest võtta on, võtab kõik ära. No seal on jah, kahju ongi sellest. Pühapäev saab põnev olema. Seal ongi jah kahju sellest, et see just see esimene stardipositsioon peab olema, et siiamaani ma võin eksida, aga minu arust Neville ja Tänak ongi vist ju pühapäevati kõige edukamad olnud. Jaa, täpselt nii ongi, et sealt ju tegelikult Ott oma nii-öelda comebacki on teinud, ja. aga no mis teha? Mitu punkti pühapäevast 4. koht saab? 4. koht saab no esimesest 7. 7, 6, 5, 4 punkti. 4 punkti pluss Power Stage, no midagi võiks tulla sealt ka, et ega nagu liiga palju ei tule, aga midagi võiks tulla ikka. No enne kui küsimuste juurde veel lähme, ma küsin sealt ühe küsimuse veel, millele me vastust täna ei saanud, sest et Evansil läks päeva eelviimasel katsel oli ref nii ära kulunud, et sinna kaotas 9 sekundit, aga kui oleks õnnestunud niimoodi, et Mikkelsen on taga ja ma ei tea, 10-sekundilise vahega, kas oleks Roompere täna Evansi mööda lasknud, mis sa arvad? Kusjuures ma mõtlesin selle peale eile juba, et kas seda võiks teha, kui asi klapib. No jah, ütleme ideaalses maailmas, kui ikkagi kõik numbrid nagu matemaatika jooksev hästi kokku on, ja kui sa saad selle mingi trahviga ära teha, siis äkki tahaks uskuda. Ma ei tea, ma tahaks uskuda, et ikkagi oleks seda tehtud. Või jällegi Roompere oleks ise läinud ja ütelnud, kuna tiimijuht ei saa selle otsustamisega hakkama. Rootsis vist oli samas mingi lugu. Jaa, Rootsis oli Evans ja jah, oligi Evans ja Roompere omavahel tegid nii-öelda džentelmenide kokkuleppe, et ma ei mäleta, kumba pidi ta nüüd oli, aga üks sai nii-öelda võitu rahulikult vormistada ja teine võis pühapäeval suruda. Eks Evans oli siis see, kes pühapäeval suruda võis. Jah, just. Et ma arvan, et see oleks sama lugu olnud, et Roompere ja Evans oleks ise vist omavahel kokkuleppe teinud, sest mulle tundub, et sealt juhi positsioonilt vist ei anta väga mingit käske. Aga mõistlik igal juhul see oleks olnud, et oleks lihtsalt kindlustanud 1-2 ja võib-olla olekski see võimalus olnud, et need vahed jäävad piisavalt väikesed, et mis iganes juhtub, siis Roomperel on veel ruumi nagu minna suruma, kui vajadus oleks. Jaa, aga võtame veel mõned küsimused ka, enne kui tänasele saatele ja päevale joone alla tõmbame. Küsimusi saab ikka saata aadressile 6kaik@delfi.ee ja kuna hommik meil algas niimoodi, nagu ta algas selle turvalisuga, siis on ka esimene küsimus sel teemal, et Gert kirjutab, et kas ohutusreeglid rikkunud ja katse peatamisele viinud pealtvaatajatele on ka mingi karistus? Roland, sa oled rallimaailmas natuke rohkem olnud kui mina, on sul teada mingeid juhtumeid, kus ka pealtvaatajad reaalselt karistada on saanud? Eks see politsei saab ainult karistada, et ma olen küll kokku puutunud aastaid palju tagasi, kui ma lihtsalt ise pealtvaataja olen olnud, et on küll politsei ära viinud kedagi katse äärest. Aga kas sellele järgneb karistus? Ma kahtlen. Et ma arvan, et jah, otsest karistust, kui ma ei tea, seaduse vastast midagi ei tehta või ma ei tea, politseid ei rünnata, et siis mingit karistust ei järgne. Et lihtsalt juhul, kui keegi seal katse ääres võib on veits ülemeelik ja vähe seda vägijooki liiga palju tarbimid, et eks siis lihtsalt viiakse minema. Jah, tundub loogiline ja, et kui, nagu sa ütlesid, et kui reaalselt seadust ei rikku, siis küllap on nii-öelda see ralli on sinu jaoks läbi, aga enam sellega see ka piirdub. Jah.
aga Kristjan küsib, alustuseks ütleb, et teeme väga head saadet, täname kogu ekipaažiga ja ta on saatnud 2 küsimust, ma teise võtaks homme ette, aga esimese räägiks täna, et ta küsib, et kuidas saadakse nominaalajad, sellest on ka varem juttu olnud, ja et kas siis teisel läbimisel arvestatakse selle konkreetse katse esimese läbimise aegu või võetakse arvesse eelmiste läbimiste aegu, et Roland, selgita veidi, kuidas neid nominaalaegu ikkagi jagatakse, mida eile sai ju näha üsna mitmel katsel? Et see on täiesti erinev. Nominaalaegu, ma võin rääkida, kuidas minul on ka nominaalaegu arvestatud. Juhul, kui keegi on või kui mõni ekipaaž on näiteks saanud sõita osa katsest ära, GPS järgi arvutatakse mingite valemite järgi ära, mis oleks olnud see lõpuaeg. Ka niimoodi olen mina nominaalaega saanud, et ühesõnaga mingi arvuti lahendab mingit kuradi lahendit ja ütleb mulle, mis minu katseaeg siis oleks olnud. Kui teine ring, kui üks katse nii-öelda esimene ring on juba katselt tehtud, siis tõenäoliselt jah, kasutatakse esimese ringi aegasid. Ja kui on lihtsalt esimene katse, kus on siis ma ei tea, meil oli mingi näide, kus vist, mis katse see oli, kus mingi 3-4 autot sai? Eile 1-3, iga teine oli selline. Ma just vaatan, mis siin nominaaliga on, et näiteks 7. katse, et Formo sai ajakirja, Evans sai ajakirja ja siis sai 3. sai veel Mikkelseni ajakirja ja kõik ülejäänud said Mikkelseni aja põhimõtteliselt. Et nii see on, et seal on mitu varianti ja kõige nii-öelda loogilisemat lahendist siis kasutatakse, kui on vaja nominaalaega välja anda. Ma küsin sellest tõukuvalt, ega nominaalaega, kas seda saab ka vaidlustada? On see üldse variant? Ja sellisel juhul on, ütleme, mitte nagu 7. katse puhul oli, sellisel juhul pole midagi, sest kõik said ühe aja aina. Kui juhtub nüüd niimoodi, et näiteks sinu konkurent sai aja kirja, sina ei saanud aega kirja, poole katse peal said red flagi, aga siis nii-öelda korraldaja arvutab sul aja välja või võtab esimese ringi sinu aja, siis võib vaidlustada. Olen ka ise vaidlustanud, et esimesel ringil mul, ma ei tea, sõitsin õõtsa kõveraks ja mul oli kehv aeg, ma ei saa panna mulle seda aega, sest mul oli päriselt probleem, kui vaja, tõestan teile video pealt ära. Et sellised juhud on, siis kindlasti saab vaidlustada. Ja ma arvan, et ka siis korraldaja juba vaatab üle. Ja siis juba hakatakse tõenäoliselt vaatama niimoodi, et okei, kellega sa nagu kogu ralli peal põhimõtteliselt nagu kõige lähedasem oled ja kellega suht ühte augu sõidad, võetakse mingi sarnane aeg sealt, et seda jube keeruline protsess tegelikult, et mis see nagu õige lahend oleks, siis õiget lahendit ei olegi olemas, ma arvan, lihtsalt leitakse nagu kõige lähem, parim lahendus sellele olukorrale. Ja võtame paar viimast küsimust veel. Egert küsib, et kuhu on kadunud Cyril Abiteboul, kes on see Hyundai pealik, et pole teda viimaste rallidel kordagi pildis näinud ja kas ta on veel üldse ametis. Ma hakkasin mõtlema, mulle ei meenunud ka kohe, millal ma viimati nägin teda teleintervjuud andmas, aga ta on rallidel kohal küll, on ametis ja ma vaatasin igaks üks üle ka Hyundai siis fotopank ja seal oli ka Poolast oli värskeid pilte taas tiimi juures, nii et Abiteboul on täitsa töös ja rakkes. No, kes intervjuusi annab, keegi teine või? Ma ise ei ole seal on andnud, ma olen ka temaga ise rääkinud, mul ei tule praegu nimi meelde, ma olen nimede peal on nad ka olnud mälu vahepeal, aga seal on vahepeal andnud see mul ei tulegi nimi meelde praegu, aga keegi teine, kes käib alati nende sükeste värviliste, hästi helesiniste või mingi sükeste stiilis prillidega. Okei. No aga siis jah, ilmselt on lihtsalt mingisuguseid meediakohustusi kellelegi ära jaganud. No ega Latvala ju tegelikult annab ka vahepeal päris vähe intervjuusid, et üsna tihti näeme seal Lindströmi või kedagi teist rääkimas. Jah, Toyota puhul ka minu meelest, et see Latvala on pigem seal lihtsalt nagu teeb midagi, aga Lindström tundub, et tegelikult manageerib seda meeskonda, et samamoodi kui Kalle ütles, et kõne tuli, siis oli ka see Kai, kes helistas Kallele, et kuule, sa pead tulema, et me saadame lennuki järgi, et selles mõttes, eks igal meeskonna sees omad mingid loogikad ja kes mis ülesandid täidab. Ja Egert lõpetas kirja, et BS loodetavasti Poola rallit enam tulevikus ei ole, sellist bardaki on raske taluda, ütleme
kuni täna hommikuni täiesti kahe käega nõus oli, ja no sellest kõigest on siin juba palju räägitud, et ei saa kuidagi poolakad hakkama. Iseenesest kahju, mulle ülimalt meeldib see ralli. ERC etappide ajal seda probleemi ei ole. Ja kahju, sest tegelikult on lahe ralli ja hästi tore on seal käia, et saab väga odavalt hakkama alati. Ja viimane küsimus, mis on spetsiaalselt sulle, Rolandile kui eksperdile. Argo küsib, kuidas mõjutab refi vastu veeremissuunda alla paigutamine ja kuidas oleks mõistlikum toimida selles olukorras, kui parempoolne on vasakul all või vastupidi ja mis sillal oleks mõistlik panna ette või taha, et täna oli näiteks Evansil pandud, ette olid pandud vastusuunda refid. Et lõppkokkuvõttes, et miks ta oli vastusuunda, ma arvan, et see oli lihtsalt seetõttu, et vaata, kui sa võtad varuratta kaasa, ega sa ei tea kunagi, mis poole oma sul vaja on, ja et mis suunda ta lõpuks veerema hakkab. Et tegelikult see ei muuda suurt midagi. Eks see lihtsalt kruusarefi klots on ikkagi tegelikult suhteliselt kinnine, võrreldes, ma ei tea, tänavasõidurefiga. Tänavasõidurefil ikkagi on see loogika on väga konkreetne, et kus see nii-öelda vesi välja voolab refi mustrist näiteks. Et kruusarefi klotsid on ikkagi sellised suhteliselt kinnised ja ma arvan, et sellel ei ole nagu otseselt väga suurt vahet, et mis pidi hakata või mis telje peal hakata panema vastupidi jooksma, kui vaja on. Ma jään sellise konkreetsema vastuse võlgu, aga mina ei ole mitte kunagi teinud sellest mingit numbrit või seda kuidagi analüüsinud, et mis telje peal nagu parem oleks, et jah. Nii on. Vastus, et ma arvan, et väga suurt vahet seal ei ole. No selge, ma arvan, et tõmbame sellega tänaseks joone alla. Homme on ka päev, homme on ka ralli, homme on ka saade, homne päev hakkab kell 10 Eesti aja järgi ja publiku katse, Mikolaiki katse siis algab 15.15 Eesti aja järgi, et isegi nii-öelda tunni võrra hiljem, kui võib-olla Eestis oleme harjunud, aga mis seal ikka, 4 katset, 63 kilomeetrit, jääme homset ootama. Jaa, absoluutselt. Nagu juba enne rääkisime, homme kindlasti tuleb põnev päev ja kõik teleka ette, nii et ja õhtul siis uuendat käiku kuulama. Absoluutselt, aga seniks kõik head ja nautige juunikuu viimast 2 päeva. Jah, homme kuuleme juba stuudiost. Kuues käik.